meie oleme siis väikemahetalust, Piret ja Matthew. Ja kasvatame meie oma pisikesel pinnal lehtsalateid ja natukene ka köögivilju ja võrseid aastaringselt. Et maad ei ole meil palju, meil on ainult 0,3 hektari peal põllumaad, ehk siis avamaad, kus me kasvatame salateid. Meil on ainult 32 püsipeenart, me ei künna oma maad. Ja nende püsipeenade peal kasvatame me siis lehtsalateid, milleks sellel hooajal oli spinat, rukkolo, lehtsinep ja lehtsalat Salanova. Et ma lasen Matthew'l natukene rääkida, et kuidas me täpselt toimetame oma avamaa peal ja oma põllumaa peal. Et tema teab natukene täpsemalt, tema toimetab see natukene rohkem kui mina. Ja kuna tema räägib inglise keeles, siis ma üritan sellega eesti keelde tõlkida. Nii et it's your turn now. Okay. Talk about a little bit our land. Okay. So with this land here, we started off with ploughing it once on our field, which is up here. And then once we've ploughed it, we decided not to touch it again. So we've tarped it with silage tarps, which is this one here. And then we left it for 5 months to before the spring of 2020, when we decided to use our two-wheel tractor and make permanent raised beds. As you can see here, this is the beds that we made after we've taken off the tarps. And we've made, with the BCS, the small two-wheel tractor, we've decided to make permanent beds. And then as you can see throughout the growing season, we've produced lovely crops, and they're all, the beds are 30 meters long and 76 centimeters wide. So we have enough space to produce what we want to do for the entire year. Nii et ta rääkis natuke sellest, et me seda maad me tegelikult isegi, ta küll kasutas sõna kündmine, aga tegelikult me ainult kultiveerisime selle maa alguses ära ja siis me katsime ta musta sellise silokilega nii-öelda ja jätsime ta siis talveks seisma ja kevadel ainuke meie selles mõttes suurem tööriist, milleks on meil kahese käsitraktor, millega me siis tegime endale peenrad, mis on nüüd püsivalt sinna seisma jäänud ja meie hästi oluliseks osaks köögivilja kasvatuses on see, et me vaatame, et see muld oleks hästi toiterikas ja me ei künna teda, me väetame teda kindlasti ja me selle kultuuriga, mida me seal kasvatame, ehitame üles nii-öelda seda pinnast, et ta oleks nagu väärtuslik ja hea muld. Et siin on näha ja me kasutame käsikülvimasinat ja siin on näha spinatipeenar pärast tärkamist. Ja siin on siis meie tooted, spinat ja rukkola, lehtsinep ja lehtsalat. Need on nüüd tooted, mis jõuavad ka poeletile ja ka osa restorane ostab meie käest neid. Et see avamaa toodab rohkem kui meil köögiviljakasvatus ja need on need tooted, mis jõuavad ka suurtematesse poekettidesse. Sel aastal, kuigi hooaeg kahjuks vihma tõttu sai läbi suht ruttu meie jaoks, tootsime me kogu selle 0,3 hektari pealt lehtsalatit 700 kilo. Seda me müüsime, tõenäoliselt me tootsime natuke rohkem, sest alati on natuke rohkem tootmist, kui müüki läheb. Ja see teine osa, mis nii suurelt ei ole meil ettevõtmine ja mis ei jõua poelettidele, kuid jõuab otse tarbijale, on köögiviljad, milleks meil on suvikõrvitsad, tomatid ja igal aastal me otsime midagi uut ja huvitavat ja selleks aastaks olid melon ja ingver, mida me siis proovisime ja uurisime, et kuidas seda kasvatada on ja kas tasub seda ka teha järgmine aasta. Et siin on näha meie suvikõrvitsad, mis on kõik meil tunnelites ehk siis kasvuhoonedes. Kõik meie köögiviljad on kasvuhoonedes, et midagi avamaal ei ole. Et
Müüme me nii suvikõrvitsaid kui suvikõrvitsaõisi ja peamiselt siis kas restoranidele või läheb siis otse talust tarbijat müüki. Siin on meil tomatid, samuti kasvuhoones. Kasvatasime me see aasta kollaseid kirstomateid, mis on järjekordselt väga suure saagikusega ja sellepärast ka see valik. Ja siin on natuke näha tooteid meie piltidest, et siin on suvikõrvitsad, patissonid ja kasvatasime ka vähesel määral Mehhiko pisikurki. Ja siis on meie ingver, mis läks suht edukalt. Me kindlasti proovime uuesti järgmine aasta. See aasta oli küll ainult see oma tarbeks, aga välja ta meil tuli ja kindlasti saab sellest edasi mõelda ja aretada, et mida me teeme. Ja siin on ka meloonid, mis samuti oli väga edukas ja vaatame, mis järgmine hooaeg toob. Ja kõige viimaseks, mis on siis meil ka väga suureks osas meie ettevõttest, on võrsed. Neid me toodame aastaringselt. Nii et nii suvel kui talvel. Talvel on neid, müüme me neid tunduvalt rohkem. Need jõuavad nii restoranidele kui ka poekettidesse. Ja täna me kasvatame 13 erinevat võrset ja nendest on äkki siis kokku pea 20 erinevat toodet. Et osasid segusid ka. Et nüüd ma annaksin jälle sõna Mätile, kes räägib natukene võrsetest. You're going to talk a little bit about microgreens? Microgreens, yes. When we first started, it was obviously a very small production and we did 7 trays per week. Now we're up to almost 150 trays per week, which is a great achievement by us. And as you can see here, this is us doing our peas. And what we do is we measure out enough soil to fill the trays. We tamp it down so it's nice and flat, and then we see the product of which one we're going through. So we have 13 different varieties of microgreens. And as you can see, we place them in the containers up on the top there. And then each one has its different measurements as well. So we have different varieties, has different measurements. And then once we've stacked them up, we have them over on the germination tray over on the far corner there, and we let them sit for 3 days. And then once they come out of that, we put them under the lights. Do we have one with under the lights? No, we don't. Under the lights for about between 5 to 10 days, and then they're ready for to be harvested. Yeah. Et ta rääkis natuke sellest, et meil on, et me külvame neid mullase pinnale. Meil on täpselt välja mõõdetud, palju mulda läheb igasse, palju alusele mulda läheb ja samamoodi on seemnekogused välja mõeldud. Ja enne kui nad lähevad siis valguse alla kasvama, on nad paar päeva seal üksteise peal, ehk siis nad siis idanduvad seal. Ja kui nad on paari päeva jooksul seal olnud, siis me võtame nad välja ja nad lähevad valguse alla, kus nad umbes kasvavad nädal aega ja pärast nädalat aega me lõikame neid ja sealt nad siis lähevad poeletile. Siin on näha natukene meie tooteid. Siin on brokolivõrsed, redisevõrsed ja punasekapsavõrsed, porgandivõrsed, hernevõrsed ja koriander ja päevalill, kress ja amarant. Et võrsed on suur osa meie tööst ja kindlasti meie suureks eesmärgiks, kuna võrsed on puhtalt elektri peal kasvatatud, meie 5 aasta eesmärk on nad saada natukene keskkonnasõbralikumus ja kindlasti uurime võimalusi, et see elekter tuleb siis päikeseenergiast. Praegu on mõtted, et kuidas me seda teha saaksime. Ja kogu meie ettevõtte eesmärk on teha ikkagi keskkonnasõbralikult, et samuti kui me vaatame, et mida me kasvatame, me ikkagi otsustame, et me saaksime võimalikult palju saaki, võimalikult vähese pinna pealt, et sellest tulevad ka otsused, et mida me kasvatame ja kuidas me kasvatame. Et nii me vaikselt tegutseme ja aitäh teile!